Nägime täna istungi rakendamisel järjekordset suurt segadust. Selline olukord on kahjuks juba saanud normaalsuseks. Aga veelgi suurem segadus on meil aga Eesti riigi rahanduses. Rahandusminister Jürgen Ligi juhtimisel on meie riigi rahandus selgelt liikumas pankroti poole. Ja seos sellega täna 48 Riigikogu liikme nimel annan üle umbusalduse avalduse rahandusminister Jürgen Ligile. Ma kordan üle, 48 Riigikogu liiget andis oma allkirja selleks, et algatada Jürgen Ligi umbusaldust. Ja ma olen kindel, ja vaadates tänast rahanduskomisjoni, kus kaks väga tuntud Reformierakonna liiget, endist rahandusministrit Sõerd, Võrklaev, kes samuti tegelikult andsid hinnangu Jürgen Ligi tööle. Nad ei toetanud selle aasta lisaeelarvet ja see näitabki tegelikult, mis nad rahanduspoliitikast ja Jürgen Ligi kui rahandusministrist arvavad. Ja ma kutsun üles ka teisi julgeid koalitsiooniliikmeid Eesti 200-st, kus on samuti hästi suur rahulolematus, Reformierakonna liikmeid, kes julgevad koridoris öelda, et tegelikult see Jürgen Ligi ei kõlba rahandusministriks. Tegelikult need otsused, mis ta on vastu võtnud, on viimas meie Eesti riigieelarvet pankroti suunas. See tema suhtumine inimestesse ja meisse, kus ta näägutab, näitab näpuga ja otsib süüdlasi, ei ole kohane rahandusministrile. Kui te ütlete seda koridorides ja tulge ja hääletage ka siinsamas saalis. Eesti väärib rahandusminister, kes ei nääguta, ei süüdista, tegelikult juhib Eesti rahaasja. Aitäh!